Tere kõigile, me oleme siis Türi põhikoolist, õpime kõik 7. klassist. Mina olen Elisa. Mina olen Kiski. Ja millest meie siis täna räägime, on emotsioonid ja nende tundõppimine. Me lõimisime kokku inglise keele inimese õpetuse. Alustame sellest, et tekitamise keskel ühe ringi, niimoodi, et me lükkame need lauad ja toolid kõik kätesse. Minu arust on hästi lahpärased alguses kahaksid tutvusringiga, et mille tegelikult ei teada, mis seal tundides on, aga see enam väga hästi sobis, et rahvast toodi kokku. Teeme alguseks nimede ringi. Ma olen Küli. Ma olen Kislin. Elisa. Anett. Eva. Võid julgelt öelda. Tere, mis toimub? Sina oled jah, kuulan. Jah, kuulan. Nii, ja nüüd küsida, et mis toimub uuesti. Mis toimub? Ja nüüd Kristlin ütleb täiesti 3 esimest sõna, mis tal pähe tulevad. Õnnelik, kurb, rõõmus. Just nii, ja nüüd te vahetate kohad. Nii, nüüd läheb Kristlin järgmise juurde, vali ükskõik kes. Näiteks siit poolt. Tere, mis toimub? Jah, kuulan. Tere, mis toimub? Õnnetu, õnnelik ja rõõmus. Väga hea, mine nüüd sina keskele. See oli veel väga meeldiv, et tegemist selliseks tempoka ja energilise tunniga. Et ei olnud sellist hetke, kui inimesed jääksid tukkuma. Ja loomusti koostööd arendav ja head konkreetsed juhised. Radest и nakust. Okei, väga hea, teeme kõik endale suur aplausi. Ja nüüd teeme järjekordse ringi ja kõik ütled ühe emotsiooni, mis neid valdas kogu mängu jooksul. Ükskõik, kas sind küsiti või küsitud. Näiteks, kas keegi ei ootus ära või midagi sünnest. Ja alustame siit. Rõõmus. See emotsioonide läbikäimine oli, nad tahtsid teha kahte asja. Ühest küljest häälestada inimesi selle emotsioonidele mõtlema. Märksõnadega ära nimetada emotsioone ja siis minna põhiülesandele. Nüüd Kristil loeb teid 3. Esimene rühm läheb sinna, teine rühm läheb sinna ja 3. läheb siia. Siis vaatame edasi. Nüüd te lauad uuesti üle. Nii, nüüd me paneme loopildid ja võimed inglise keeles. Ta on kõik väga erinevad tasemel, nii et ja hästi te kõik saate. Aga te peate täiendama seda luuletust ja kirjeldama siis mõnda emotsiooni. Siin all on näide ka. Pange tööle oma loovus, töötage koos ja tehke midagi väga toredat. Ja valige välja see, kes selle pärast ette kannab. See on lihtsalt näide. Emotsioonid seda? Da. Mis värvi tuleb see pealkirja? Äkki roheline? Triki, okei, roheline. Meil on mitu rohelist varianti. See elevant roheline. See. Äkki see, kui see tegelikult pole. Ei, ma ei ole tähendanud, et see on ees sõna, selles mõttes ma valesti kirjutan. Põhiülesanne tegelikult, mida ta tegi, ta loovmeetodi kaudu õpetas loovust ja kuivõrd emotsioonid on loovuse üks kandejõude, peamisi kandejõude. Tõid selle nagu mängu, et see oli nagu 3-kordne võimendus. Laadpoeg. If love were a color, it would be red. As red as a cherry. If anger were a taste, it would be as black as hell. If hope were a smell, it would be as white as clouds. No, feel bad. If sad were a color, it would be grey, as grey as clouds. If sad were a taste, it would be tasteless as water. If sad were a smell, it would be as bad as dust. The tricky poem is tricky were a color, it won't be rainbow-like, as colorful as color,
It's silly were a taste. It won't be as sour as lemon. If happy were a smell, it won't be as hot as a pepper. No, äge. Ma arvan, et selle kuskil kirja panna. Mina sain ka selle mõtte pähe. Sain teada, et emotsioone saab seostada erinevate lõhnaga maitsete. Selle värgi kaudu me saime üksteisest üht kui teist teada ja see, kuidas me reageerime asjadele. Nende tunni puhul võiks välja tuua selle, et olid kõigi õpetajalikud õpetajad. Kui saab niimoodi öelda, sellepärast, et kõik tegelikult olid õpetajad täna, aga tõesti nad olid kogu aeg kohal. Õpetajad olid kohal. Me kasutasime veidi teist varianti kui need paberid, aga ma arvan, sellest ei ole huvinud. Näiteks head asjad õppisime rühmatööli lõpus, huvitav kogemus, loov ülesanded, tiimitöö. Halb asi oli see, et aega oli vähe. Me teame teinekord arvestada, kuidas aega paremini planeerida, see on meil endale hea. Siis on see, et me oleme tublid, aitäh. Igatahes me täname kõikid. Väga tublisti töötasite kaasa ja nüüd siis on järgmiste kord.